Tere hommikust siit Brüsselist Euroopa Parlamendist on reede 16. mai, umbes 9:30 kohaliku aja järgi. Eestis on juba tööpäev täies jõus käimas. Mis on toimunud sel nädalal Euroopa Parlamendis, et anda ikka tagasisidet oma valijatele ja tulevastele valijatele ja kõikidele oponentidele, siis käesolev nädal on olnud nii-öelda komisjoni nädal. Ehk et Euroopa Parlamendis on meil alati nädalad eraldi ära jaotatud, et ühed nädalad on komisjoni istungite jaoks, teised nädalad on näiteks fraktsioonide ehk siis poliitgruppide istungiteks ja siis on eraldi täiskogu istungid Strasbourgis, kus on siis nii-öelda plenaaristungid koos hääletuste ja debattidega ehk nii-öelda kõige olulisemad istungid. Käesoleval nädalal komisjoni istungitest toimusid nii väliskomisjoni kui ka rahvusvahelise kaubanduse komisjoni istungid. Mina olen siis põhiliige kahes komisjonis, milleks ongi väliskomisjon ja rahvusvaheline kaubandus. Ja vast kõige huvitavam asi, millest muidugi rääkida, on teisipäevane väliskomisjoni istung, kus arutati suhetest Ameerika Ühendriikidega. Ja nagu me teame, Euroopa Parlament tervikuna on väga palju sisaldamas selliseid vasakpoolseid elemente ja väga liberaale, kes kujutavad ette, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit peavad olema parimad südamesõbrad, käima käsi käes ja samal ajal Euroopa võib teha oma rohepööret, sotsiaalprogramme, põletada maksumaksja raha immigrantidele ja Ameerika Ühendriigid peavad siis tagama oma maksumaksja kulul Euroopa julgeoleku. Aga samas USA-s ilmselgelt keskmine inimene nagu Euroopas ei saa loota siis riiklikule tervishoiusüsteemile, pensionisüsteemile, tasuta haridusele. Seega need suhted on väga erinevad siiski. Aga samas väliskomisjonis loomulikult kutsuti üles ka nii-öelda siis konservatiivide poolt mõistlikule läbirääkimistele Ameerika Ühendriikidega, et saavutada näiteks kaubandussuhetes normaalset balanssi, et mõlemad pooled ei kaotaks liiga palju. Ja samas loomulikult toonitatakse pidevalt, et julgeoleku mõttes Euroopa on selline nagu lasteaialaps, kes ei suuda iseenda eest vastutada ja seetõttu Ameerika Ühendriigid on väga oluline liitlane. Aga üldiselt ma kardan, et Euroopa Parlamendist niivõrd palju siin tegelikult meil ei sõltu. Sealt edasi rääkides väliskaubandus ehk nii-öelda rahvusvahelise kaubanduse komisjonis räägiti loomulikult ka nii-öelda kaubandussuhetest kolmanda maailma riikidega ja sealt edasi sel nädalal me keskendusime eelkõige järgmise nädala ettevalmistamisele, kuna järgmine nädal saab olema tunduvalt kiirem ja toimekam kui praegu lõppev nädal siin Euroopa Parlamendis, kuna järgmise nädala kolmapäeval on tulemas meile külalisgrupp Eestist, nagu me oleme ka varem rääkinud siit Euroopa Parlamendist, siis igal aastal saab tuua oma liikmesriigist kuni 100 külalist, mida rahastab siis Euroopa Parlament, igale ühele ette nähtud pearaha, mille eest me peame siis saama hakkama, et broneerida lennupiletid, majutus, mingi õhtusöök, et kõht oleks täis. Ja nüüd järgmine nädal on meil tulemas suur külasgrupp üle 30 inimese, Keskerakonna liikmed Tartu piirkonnast, Valgamaa piirkonnast ja Pärnumaa piirkonnast. Nii et kogu see ettevalmistamine on omaette protsess, et kõik see programm klapiks, inimestel oleksid lennupileti broneeringud käes, nad teaksid täpselt kuhu tulla, kuidas nad saavad siia parlamenti. Nii et me oleme sellega kõvasti tegelenud. Lisaks edasi järgmisel nädalal on toimumas suur eakate festival, Maalehe eakate festival Tartus, Eesti Rahva Muuseumis neljapäeval 22. mail, algab juba varahommikul kas juba kell 8 või 9 ja seal on esindatud ka siis meie poliitfraktsioon, konservatiivid ja reformistid ja loomulikult olen ma ka ise seal kohal olemas, mis tõttu järgmine nädal ma pean lendama esmaspäeval Brüsselisse, et olla õhtul ühel koosolekul, teisipäeval lendama tagasi Eestisse, sest teisipäeval 20. mail algusega kell 12.00 toimub Lääne-Virumaal Roelas rahvaüritus eelkõige eakatele. Ma natukene küll hilinen, kuna päris alguseks ma ei jõua, kuna lennuk maandub alles kell 1 päeval, nii et ma jõuan umbes 2:30 sinna eakate üritusele Roelas. Nii et kõik eakad Lääne-Virumaalt, kel vähegi aega ja tahtmist, tulge Roelasse teisipäeval 20. mail. Ja teisipäeval teeme selle ürituse ära ja kolmapäeva varahommikul peame lendama uuesti Brüsselisse selleks, et just nimelt kohtuda külalisgrupiga ja osaleda paaril koosolekul ja kolmapäeva hilisõhtul juba samal päeval lendama tagasi Eestisse, selleks, et neljapäeva varahommikul minna Tartusse eakate festivalile. Nii et need ettevalmistused järgmise nädala töödeks on olnud võib-olla selline palju ajamahukam kui need komisjonide istungid, mis kestab võib-olla mõne tunni päevas siin parlamendis. Aga ma usun, et järgmiseks nädalaks me oleme enam-vähem juba valmis. Seniks aga soovin kõigile ilusat saabuvat nädalavahetust, ilmad lähevad soojemaks, me saame hakata muru niitma, seda plaanin ka mina teha nädalavahetusel ja
kõige olulisem info veel selle nädala kohta, sest nädal pole veel läbi, 2 päeva on jäänud. Olulisem info on see, et juba ülehomme ehk pühapäeval toimub teine presidendivalimiste voor Rumeenias ja homme hilisõhtul, umbes 7 paiku, hakkame lendama Rumeeniasse, Bukaresti, et olla valimispäeval Rumeenias, kuna meil on väga head suhted presidendikandidaat George Simeoniga, kes võitis esimese valimisvooru 40%-ga ja suure tõenäosusega võidab Simeon ka teise vooru ja saab Rumeenia presidendiks. Nii et olen olemas Rumeenias valimispäeval ja valimisõhtul, et näha siis kohapeal valimistulemusi ja kuigi Eesti meedias ka räägitakse, et nüüd kardetakse hirmsasti, et kui võidab see George Simeon, siis Rumeenia pöörab selja Euroopa Liidule ja liitlassuhetele. No see on selline klassikaline hirmutamine, et kui võidab selline anti-establishment või selline mitte osa süsteemist kandidaat, siis tegemist on kindlasti mingisuguse õudusunenäoga. Vastupidi, Simeon, ma isiklikult tean teda, on väga Euroopa-meelne, kui ta toetab Euroopa riikide koostööd, kus on rahvusriigid. Ta toetab suveräänsust, ta toetab kontrollitud immigratsioonipoliitikat, ta toetab tugevat julgeolekupoliitikat. Aga kuna ta ei ole osa sellisest nii-öelda, ma ei taha öelda süvariigist, aga sellisest nii-öelda ringist, kus kõik pesevad üksteise käsi, siis ilmselgelt ka selline vasakpoole meedia nagu Eestis Delfi üritab kuvada selliseid inimesi kui tõesti õudusunenägusid, kes kohe nüüd lammutavad Euroopa ära ja pööravad pilgu Kremli poole. No see on selline klassikaline hirmutamine, et kui sa ei ole Euroopa Liidu föderalist ja ei taha suudelda kehaosi Brüsselis, siis järelikult sa oled Moskva või venemeelne. Noh, tegelikult ei ole. Et on olemas kolmas alternatiiv, näiteks nagu Poola on alati teinud, et sa võid olla suveräänne riik, tehes koostööd Euroopas, tagades oma julgeolekut, tagades majandussuhteid Euroopa riikidega Euroopa Liidus, aga samal ajal teadvustades, et idast ehk Venemaalt ei ole kunagi mitte midagi head tulnud. Sama asi on praegu Rumeenias George Simeoniga. Kuid kui ma juba pühapäeval seal olen, valimiste õhtul, siis kindlasti üritan ka anda ülevaate ja kajastuse, et milline on see olukord seal, milline õhustik ja kuidas valimistulemused välja näevad. Seniks aga ma soovin kõigile tõesti uuesti ilusat nädalavahetust ja kohtume umbes taas nädala pärast Brüsselist või juba mõne päeva pärast Rumeeniast Bukarestist.